Hulgade ühisosa leidmine. Tuletame meelde, et kui meil on tegemist kahe hulgaga, näiteks üheks hulgaks on A ja teiseks hulgaks on B, need hulgad peavad olla arvuhulgad, esemete hulgad ja nii edasi, siis ühisosa leidmiseks me peame arutama niimoodi, et ühisosasse kuuluvad kõik hulga A elemendid, mis on ka hulka B elemendid, et ühised elemendid. No siin diagrammil kindlasti oleks see keskmine osa. Aga nüüd vaatame hulki, arvuhulki ja nende ühisosa leidmiseks kasutame arvtelge. Tuletame veel meelde, et ühisosa, seda uut hulka, me võime ka tähistada ja küsida vot sellise märgiga, et kui hulkade A ja B vahel on selline märk, see tähendab, et nüüd me otsime uut hulka, mis oleks A ja B ühisosa. Ehk meie joonisel ütleme mingisugune siin hulk C, tähis ei loe, aga olgu ta C, hulk C. Vaatame konkreetset näidet. Et olgu meil nüüd hulk A näiteks, kui me võrdleme meie eelmise diagrammiga -3 kuni 9, vastavalt kindlasti peab jälgima, kas otspunktid kuuluvad mitte, hetkel -3 kuulub hulka, ütleme, kui see oli A, ja 9 ei kuulu, ja teine hulk, näiteks olgu ta B, 0 kuulub sinna hulka ja 12 ka kuulub. Märk nende vahel ütleb, et see uus hulk X peab olema nende kahe hulga ühisosa. Millest alustame? Alustame siis sellest, et kanname kasvavas järjekorras kõik arvud, mis siin esinevad hulkades. Ehk teisiti öeldes me ükshaaval nüüd kanname mõlemad arvuhulgad arvteljele. Panengi siis esimene kõige väiksem -3, 0, 9. Me ei pea jälgima mõõtkava, sest see on ainult skeem. Nüüd hea, kui on kasutada kahte värvi või harilikud ja pastakad, alustame siis esimesest hulgast, hulk A, ja me näeme, et see on nüüd hulk, mis algab arvuga -3 kaasa arvatud ja kuni arvuni 9 ja kandiline kaar, kuna meil 9 ei kuulu meie hulka A. Ja kohe oleks hea, kui me viirutame. See aitab pärast piltlikult ühisosa leidmisel. Ja teine hulk nüüd rohelisega, hulk B, nüüd 0 ja kuni 12 ja mõlemad otsad siis kuuluvad. Ma viirutan ka nüüd selle hulga B. Ja meie vastuseks on see piirkond, kuhu satuvad ühised punktid. Ehk jooniselt me näeme seda nii-öeldes topeltviirutamisega. Kindlasti see otsitav hulk on siin, kus on topeltviirutamine, ja me võime kirja panna, et X ehk A ja B ühisosa on selline piirkond, mis algab arvuga 0, kandiline sulg, seda me näeme siit joonise pealt, et 0 kuulub mõlemasse ja kuni 9-ni ja kindlasti 9 ei kuulu, sest kuigi 9 kuulub B-sse, siis ta ei kuulu ju A-sse, aga me räägime siis ühisest osast. Seda kergesti me näeme ka juba valmis joonise järgi, et see on ümarseline kaar. Saime teada, et nende kahe hulga ühisosa on piirkond 0-st 0 kaasa arvatud 9-ni. Sisuliselt, mida see ütleb meile? See ütleb meile, et kõik punktid, kõik arvud sellest X-ist kuuluvad nii A-sse kui ka B-sse.